Lepo Sumera. Mitte midagi saru. Lepo Sumera oli üks viimaseid Eino Helleri õpilasi ja esimene helilooja Eestis, kes hakkas 80ndate lõpus kasutama komponeerimisel arvutit. Ja nüüd töötu teine jälle. Selle vahele jääbki kõik. Meeletu fantaasia, elujanu, erinevad stiilid. Sumera rajas ka Eesti Muusikaakadeemia elektronmuusika stuudio. Kurat, parem kanal jälle ei tule. Sumerat huvitasid väga erinevad teemad ja valdkonnad. No just äsja oli korras. Nii pole imestada, et ta jõudis oma loomingu kõrval olla ka kultuuriminister, Oi, see Heliloojate Liidu esimees, muidugi õppejõud, võtab kõik kogu aeg nii palju aega, just kõige mahusama hetkel. aga ka Miss Estonia žüriis. Inimene peab ilu nägema igal pool. Ma ei kujuta ette, et ma tegeleks ainult ühe asjaga, et ma kirjutaks ainult muusikat, vahest võib see täitsa hulluks ajada. Ja seetõttu peabki paiskama aknad lahti, laskma päikese vool sisse paista, kuigi seesmises istub ikkagi see üksildus ja sisse pööratud pilk. Ja kuigi Sumera loomingu kese on tema sümfooniad, siis ka žanriliselt huvitas teda kõik. Lepo Sumera lood sündisid sageli öösel, une pealt. Tuli vaid silmad lahti teha ja mõnikord inspireerisid teda tema enda südamelöögid. Süda tõmbab enne aegu kokku. Seda jah, võib tunnetada niimoodi ka. Neid on läinud järjest tugevamaks kogu aeg. Ja muidugi oli Sumera see, kes kirjutas olümpiapoeemid 80. aasta Tallinna purjeregati ava- ja lõputseremooniaks. Selle saatel oli hea purjetada. Õnnelik. Ma võin tegelikult öelda küll, et ma olen väga õnnelik inimene. Ma olen tundnud ennast piisavalt vabane, ma olen tundnud ennast piisavalt rakkes, piisavalt töös, et tunda tõelist ja täisväärtuslikku õnne, aga mul on üks väike viga, ma ei oska õnnelik olla. Tajun selle õnne hetkelisust ja tema mingit niisugust fataalset seotust ajaga, hetkega ja selle õnne möödumisega, siis see teeb mind tegelikult nukraks ja natukene õnnetuks.